Tervist, hea rahvas! Tere! Taas on fookus teie ees oma tavalise klassikalise 3 probleemiga. Selle ajaga, mida meil ei ole või mida on väga vähe. Üks väga hea ja tark parlamendisaadik, kelleks täna on Peeter Ernits ja üks suur oluline probleem, mis käsitleb tänase päeva arutelusid Eesti parlamendis ehk siis Riigikogus. Ja kuigi meil oli täna väga mitmeid erinevaid põnevaid eelnõusid, seetõttu, et meil on pikem päev olnud taga ja pikem päev on veel, pikem öö on meil ees, oli üks eelnõu, mis oli eriti silmapaistev, aga enne kui me sellest rääkima hakkame, paneme aja käima, sest nagu ma ütlesin, aeg on meil limiteeritud, hea rahvas, ja te saate seda meie vestlust jälgida ainult 15 minutit. Aga kõigepealt alustame sellest, et täna on päev sümboolne. Tuleb meenutada, et tänasel päeval, aastal 1918 sündis Nikolai Ceausescu. See on Rumeenia kommunistide juht. Tänasel päeval, aastal 1924, nimetati Venemaa suur linn või teine pealinn Peterburg Leningradiks. Sümboolne. Aga mis kõige olulisem meie enda kultuuri plaanis on see, et 1948. aastal toodi meie vabariigi, siis või tinglikult öeldes vabariigi, see on Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi õigusloomesse õigusaktid, millega olulisel määral hoogustati kollektiviseerimist. Ja see ongi see sümboolne küsimus. Sellepärast, et täna tuli meile akt, mille nimetus kõlab siis 504 SC ja suhteliselt süütu pealkirjaga. See on rikkumisest teavitaja kaitseseadus, mis tuli menetlusele ja mis lõppes suurema lärmiga, kui rahvas hakkas koputama mööda laudasid. Sest et see on selline kummaline seadus, mis klapib hästi nende faktidega, mida ma eelnevalt lugesin. Aga Peeter, ole hea, räägi mulle nüüd oma arusaamad sellest, mis seadus meil siis täna vastu võeti liberaalsete reformierakondlaste ja keskerakondlaste poolt. Meil ei võetud midagi vastu, vaid oli esimene lugemine. Õige. Ja see on koputamise seadus ja kuidas organiseerida süsteeme, et on võimalik ette kanda, kui keegi midagi teeb kahtlast või ütleb kahtlast või kasutab mitte sihipäraseid sõnu või ei tee mitte midagi, muuseas justiitsminister rõhutas. No näiteks, et mul on tähelepanekuid, et sina näiteks, Paul, rahvasaadik, räägid mitte poliitkorrektseid anekdoote. Räägid näiteks, et kasuta sõna neeger või pederast või mingisugune, mis ei ole nii-öelda soovitav, siis ma ei tea veel, kuhu ma pean ette kandma. Et minu andmed jäävad nagu varju, anonüümselt ja ma ei tea kellele, et igas kollektiivis, töökollektiivis, vallas, linnas, ministeeriumis peab olema mingisugune kontaktisik, kelle poole saab pöörduda, kes jätab sinu nime anonüümseks ja näiteks detail, et väiksemates valdades kõigis ei saa nagu ette kirjutada, aga siis Tartumaa saadik, Nõo on väike vald, et Elva vallas võiks olla nagu üks liin ja üks inimene, aga Nõo ja Luun ja vald ja Peipsiääre vald, et võiksid nagu ühineda. Näiteks, et keegi näiteks urineerib Verevi järvena. See tundub nagu naljakas, aga ka sellised asjad. Siin ongi see, et mis minul personaalselt isiklikult väga ajas kopsu üle maksa on see, et nagu oleks meie ühiskonnas vähe võimalusi teavitada organeid või siis kontrolliasutusi sellest, kui keegi millegi vastu eksib. Meil on olemas kõik olulised ja vajalikud aktid selleks, et kui esinevad mingid õigusrikkumised, tsiviilõigusrikkumised, kriminaalõigusrikkumised, mis iganes. Sul on võimalik kaevata igale poole, meil on neid kaebasutusi küll, meil on politsei, prokuratuur, meil on õiguskantsler, võrdõiguslikud volinikud, kõik nad on olemas. Keskkonnainspektsioonid ja infotelefonid ja nad on olemas. Ja, ja ometigi leiti, et seda on vähe ja seda ei mitte lihtsalt meie, vaid Brüsselist tuli direktiiv, millega leiti, et me peame veel midagi võtma. Me peame looma sellise kaebesüsteemi, et
nad ei nimeta mitte pealekaebajateks, vaid teavitajateks, et teavitajatel oleks võimalik teavitada milleskist, kui neid miskit häirib. Me oleme teate jõudnud sellisesse olukorda, kus isegi tänapäeva meie demokraatlikus ühiskonnas, kus kõik, mis meile ei meeldi, see on ebademokraatlik. See ongi, et uued normaalsuse puhul näiteks mingisugune, võib-olla ma olen meesterahvas, sa oled naisterahvas, teen sulle ukse lahti, praegu veel igal pool kollektiivides ei ole, aga see on selgelt ju, kuidas nii öelda, macholik ja mis iganes. Et kui sulle see isik meeldib, kes sulle läheneb, siis tema poolt tehtu, see on nagu kompliment. Aga kui ta ei meeldi, siis on ahistamine. Ja ühel juhul ei pea sa muud tähelepanu pöörama, vaid pead olema lihtsalt meeldivad üllatunud. Teisel juhul on sul õigus kaevata. Ja koheselt selle sama seaduse alusel teavitada ja kas anonüümselt. Ja kus juures? Mitte lihtsalt teavitada. Sa võid teavitada otse ka Euroopa Liidu institutsioonid. Jaa, see on mitu astet. Ja mis veel, mis on täiesti hämmastav. Nagu ma ütlesin, et see pealekaebamine ühiskonna loomine, see on täiesti rabav praegu situatsioonis, kus me peaksime just nagu vabas ühiskonna või liikuma vabama ühiskonna poole, aga meid pannakse kinni, meid suletakse. Ja nüüd on niimoodi, et igas ettevõttes, kus on vähemalt 50 inimest töötab, sinna tuleb luua salaosakonnad. Ja, kunagi oli kolleeg Klotman, professor, tuletas meelde, kunagi oli esimene osakond asutustes Vene ajal ja kas nüüd osakond, aga igal juhul selline sürrealistlik, kafkalik maailm kangastus täna selline, mida justiitsminister tuli meile tutvustama nii õhtu eel. Ja kunagi oli veel Sorvooli olemas, mäletad, sotsialistliku omandivastase röömise osakond. Et kõik need vanad head ajad kipuvad vaikist viisi tagasi toodama siia. No aga näiliselt on see kõik jälle hea, et anda inimestele võimalus, kui nad ei ole rahul ja nad ei julge avalikult öelda, siis on võimalik salaja koputada. Aga vaata, siin ongi, koputama, aga siin mitte lihtsalt sellepärast, et kui on mingi õigusrikkum, alatakse pihta sellest, et ta peaks olema just nagu töösuhetes tekkivad ja töösuhetes tulevad tähelepanekud, aga nüüd millised tähelepanekud? Need ei ole mitte nii, et keegi virutab sulle lihtsalt paari kingi ära, vaid iga asi, mis on õigusrikkumine ja mis ei ole õigusrikkumine, aga mis sulle tundub, et on vale, mingisugune normiga vastuolu mine, see tunne lihtsalt see ütleb, nii on sul õigus kaevata. See ongi see jälle selle uue normaalsuse, mina näen selle kehtestamise nii-öelda, mis tuleb aknast ja uksest, et üks selline võimalus, et kõigil oleks võimalus ja see nii-öelda, kuidas ta nimetatakse, see palett, et mis asjad on, kui sa näiteks Vere või Järve nii-öelda urineerid, eks ju, ma näen seda põhjus või basseini või igasugused asjad, anekdoodid kindlalt, eks ju, ja võimalusi on väga-väga palju. Või see, et kui sa magad näiteks, töö ajal näiteks sinu kabinet on kõrval, aga ma kusagilt, ma ei tea, kas ma kuulen kabinetti, seinad on, et töö ajal ma kuulen sinu norskamist näiteks. Täiesti, sa midagi ei tee järelikult. Vaata, meil on väga mitmeid erinevaid kohti, millest inimesed väga hästi aru ei saa ja tekitab tohutu palju segadust. Mõte ongi selles, et me ühiskonnas ajada need ühiskondlikud suhted niivõrd hämaraks, et igast asjast annaks kinni võtta, kui seda vaja on. Ja see puudutab kõik oluliselt korruptsiooni küsimus. Me oleme jõudnud korruptsiooniseadustega juba sinnamaani, et inimesed ei tea, kas ma võiksin nüüd mind hästi ravinud arstile viia selle konfliktkarbi või mitte, äkki pannakse meil vangima. Või siis täpselt see, mis on see võrdõiguslikkus, see puutub kõik asi. Igasugune asi, mis sulle tundub või mis kellelegi ei meeldi, see rikub tegelikult sinu mingisugused õigusi. Meil on kõike võimalik kaevata. Iga asja peale võimalik kaevata ja nagu ma ütlesin, oli probleem mitte selles, et meil oleks vähe kaevata, meil on vaja neid juurde teha. Ja neid mõtteid genereeritakse Euroopa Liidus, neid mõtteid saate ka siia määrust. Aga muuseas selle direktiivi tuleb uksest ja aknast igasugused. Ja ühelt poolt Euroopas on ja Brüsselis on palju rohkem ametnikke ja kompetentsi, nii et ma arvan, et kõik ei ole sugugi mitte jama, aga paljusid asju pole siin vaja ja seda direktiivi on ju ägedamaks keeratud veel. Erinevalt veel vingemaks, mõned
vindid peale veel. Siin on ju, tuleb öelda niimoodi, et Brüsselist tulevad erinevad sorti dokumenti, mille alla suunatakse. Neid on määrusi ja neid on direktiive ja määrused on enamalt jaolt otse kohalduvad kohe. Ja direktiividega on selline asi, et direktiivid on nagu suunised, mis peaksid suunama teatud mingid õigussuhteid, millised meil Brüsseli alates on puudus. Kusjuures ta ei ole mitte otse kohaldub, vaid see annab suunise. Nüüd meie enda ministeeriumid peavad hakkama välja töötama nende direktiivide alusel seadusi või määrusi või mida iganes, mingisugused õigusakte. Ja kusjuures on veel niimoodi, et kui meie ministeerium, peaks olema, et kui meie ministeeriumid või ametnikud leiavad, et meil on need õigussuhted reguleeritud, siis nad ei pea seda direktiivi täitama, nad peaksid teatama Brüsselist, et meil on see asi täidetud ja ongi kõik korras, aga ei, meil täidavad. Ja nagu sa ütlesid, lükkavad veel peale, kruivad vinti juurde, et see, et kui, kuidas öeldakse, et me suudame neid saksa seadusi või vene seadusi täita saksa täpsusega, nii meie ühiskonnas käib see edasi ka täna Brüsseli seadustega. Ja mõnikord on niimoodi, et mõned kohad on antud vabaks, et igaüks vaatab ise riik. Aga meil tihti on niimoodi, et neid isegi seda vabaduse võimalust ei kasutata. Jaa, see on see tüüpiline asi, näiteks ütleme, et kuigi see nüüd teine teema, meie praegu ikka räägime sellest pealekaebamise seadusest, milline tõesti Peeter ütles õigesti ja ma vabandan oma esialgse väite peale, et võeti vastu. Õnneks veel ei võetud. Meil on nüüd niimoodi, et meil on aega seda asja analüüsida, mõttes, lugeda neid oma mõtteid kokku panna ja teha parandusettepanekuid. 8. veebruaris peavad olema meil parandusettepanekud tehtud, siis läheb see komisjoni teisele lugemisele, ja sealt alles siis 3. lugemisele, kui see läbi läheb. Eks me siin kaalume, vaatame, millised meie demokraatlikud võimalused on, et sellist koputamissseadust meie ühiskonda rikkuvat Pavel Kortšaginlikku õigusakti võimalikult rohkesti pidurdada, see on nagu see asja mõte. Aga jah, see tähendab ikkagi seda, et tuima tööd on meil palju ja usinasti, aga ma tahtsin tegelikult muidugi öelda selles, et kuigi meil on see koputamise seadus, see, kuidas meil keeratakse vinti peale, tüüpiline hea näide on ju tegelikult loodusega. Kui meil on Brüsseli poolsed instruktsioonid või instruktaaž seoses seal CO2-ga täidetud 75% ulatuses. 72 on, aga no igal juhul ja. Ütleme niimoodi, et rohkem kui Brüssel nõuaks on meil juba niikuinii sinna olemas. Sellegi poolest me peame kogu selle staffiga kaasa minema ja mitte see, et meie tahaksime. Aga on teatud seltskond ametnikke, kes seda soovivad ja poliitikud, kes seda soovivad ja siis meil sünnivad sellised fit for 55 või kuidas. No võtta, see on jälle see, et rohepööre ja vahefiniš on 2030. No ja siis on vahefinišiks, et Euroopa Liit peab olema vähendanud oma süsihappegaasi emissiooni 55%. Euroopa Liit tervikuna. Aga meie oleme juba 72%. See tähendab seda, et me oleme, ma ei tea, 1,5 korda rohkem juba ületanud plaani, aga praegu me võiks kuni 2030. aastani rahulikult nii-öelda magada piltlikult või mitte midagi teha. Jalad seinamise. Puhata, sest järgmine etapp on 2030 kuni 2050, et jõuda siis 100%. Aga vaata, ja kui sa nüüd jalad peaksid seina viskama, et sa ei teeks, siis sellisel juhul on sul tegemist tegevusetusega. Aga see tegevusetus on õigusvastane ja selle uue seaduse kohaselt on tegevusetus kaevatav. Ja kui peaminister, näiteks mina oleks peaminister, ütlen, et jalad seinale ja sina tähelepanelik, murelik, siis sa kaebad sinna, ma ei tea, meil kusagil organisse ja siis hakatakse mulle sanktsioone, trahve ja mis iganes kinni ei panda vastu. Jah, kes seda teab ja lõppkokkuvõttes muidugi siin veel omalt analüüsime ka seda võimalust, et meil on ju ka Riigikogus on hetkel meil saadikuid on 101, mis on ületab kahekordselt selles seadus ette nähtud miinimumi, mille kohaselt peab salakaebe osakonna looma siis. No jah, ja osakond jah. Aga küllap me leiame kellegi. Jaa, sest et muidugi siin öeldakse kohe, et kuulge, teie Riigikogu liikmed, teil ei ole töölepingut, te ei ole töötajad, te ei allu sellele oletatavale tulevasele seadusele. Aga ma hakkan mõtlema seda, et kui meil on siin palju, meil on siin ametnikke ja siis lõppkokkuvõttes ikka 100 ikkagi leitakse selleks, et luua see salaosakond, kuhu kaevata. Ja tegelikult ega selles suhtes on nagu väga hea. See hoone, kus me sinuga oleme siin, see Riigikogu hoone, see on ju endine vangla. Peale Rüüti lossi oli siin ju vangla. Ja siis ongi aeg. On aeg tõenäoliselt vähemalt Brüsseli Euroopa Liidu ei no kujutate, me oleme praegu kained ja räägime sellist juttu kaamerasse, tundub täiesti selline, nagu oleks mingisugune laksuval või sürrealistlik. Justiitsminister tuleb sellise eelnõuga meie juurde. Jaa. Ja kuna aeg saab otsa, siis on meil aegadega hetkel täna selles küsimus juhast jätta küll, aga
Küll aga ma lasen veel lõppu väikse videolõigu sellest osas, kuidas see arutelu, selle 504 SE arutelu meil Riigikogus toimus, mida küsiti, mida vastati. Aga täname jälgimast ja kohtume järgmine kord. Tänan, Peeter. Nägemist. Aga ma tahaksin öelda ühte asja, teate, ma vaatan, et Maris Lauri oli siin saalis. Ja endise justiitsministrina ma olin tegelikult ikkagi šokeeritud sellest, kui ma üllatusena lugesin sellest rikkuja või tähendab siis nii-öelda vilepuhuja seadusest, mis on meie laudadele toodud. Et ma pean küll ütlema, et 2018. aastal ma viisin valitsusse selge positsiooni, et Eesti sellisel kujul seda direktiivi ei peaks toetama. Et see on täiesti hullumeelne ülereguleerimine ja tegelikult viib hoopis õiguste kaitse moonutamiseni ja mingid väga drastilise pealekaebamiseni. Ja siis, kui ma võtsin eile selle seaduse ette, ma lugesin, et Euroopa selles direktiivis, mis on nüüd heaks kiidetud, kõneletakse ainult teatud tüüpi tegudest, mille puhul see peale siis hellitava nimega vilepuhumise või ka siis kaebamise süsteem on üles ehitatud, aga meie kavatseme oma siseriiklikku õiguskorda võtta nagu elevant, ammustada kogu selle direktiivi ja veel takkapihta kogu õiguse ja sisuliselt on muutunud olukord selliseks, et me kõneleme õigusrikkumisteks ja mitte ainult õigusrikkumisteks, seaduse rikkumisteks, ükskõik mis seadus, olgu ta tootja ohutuse seadus või veterinaaria seadus, vaid me kõneleme tegelikult ka tegevusetusest, mis võib olla vastuolus õigusnormi eesmärgiga. Andke andeks, mina loen seda Orwelli teksti, ma ei saa aru. Ma ütlen, et see on äärmiselt ohtlik juriidiline konstruktsioon, see tegelikult ei vii välja mitte usalduse ja õiguskindluseni ühiskonnas, vaid viib välja täiesti meelevaldse kaebamissüsteemini ühiskonnas ja ma kutsun ülesse kõiki parlamendi liikmeid olema ülitähelepanelik selle seaduse koha pealt ja selline kaadervärk, mis on meile valmis konstrueeritud, et kus ka Riigikogu peab moodustama pealekaebamiskontori, asutuse öeldud, et ma pean tunnistama, et tõsiste kuritegudega, finantsrahapesu, pettustega loomulikult tuleb tegeleda, aga see mehhanism, et me hakkame mingid niisugusi loome virtuaalse kõikides asutustes, kõikides ettevõtetes eksisteeriva pealekaebamismehhanismuse, tule taevas appi. Ja me tegeleme niisuguse kaadervärgiga olukorras, kus sõda koputab Euroopa uksele. Istungi juhataja, hea ettekandja, te siin räägiti kogu aeg, et see seadus on selle jaoks, et inimesed ei julge muidu nagu rikkumisest teatada või ei tihka ja nüüd on vajalik siis need teavituskanalid ju luua. Mul nagu tekib küsimus, et miks peaks seaduse rikkumise nägija usaldama just nimelt neid teavituskanaleid rohkem kui näiteks korrakaitseasutusi? Ja mul on veel küsimus, et kas te tahate siis öelda sellega, et vastupidiselt avalikkusele väidetule, siis rahvas ei usalda järelikult politseid ja prokuratuuri, et on vaja sellised salajased kanalid teha, mille puhul te usute, et nüüd õudselt tihatakse sinna helistada ja teatada. Ja kuidas te siis oskate arvata, et kas nad siis nüüd sellele kanalile tihkavad teatada? Aitäh. Lugupeetud Maris Lauri, teil on täielik terminoloogiline segadus. Teavitaja on koputaja, on pealekaebaja. Kas te saate aru, et te täidate praegu siin stalinistlikke unistusi? Kas te saate aru, et pealekaebamine hakkab rikkuma tuhandete ja tuhandete inimeste elusid, alates mingitest MeToo-skandaalidest ja lõpetades täiesti fabritseeritud süüdistustega, mis aastate kaupa võivad inimesi ruineerida ja elust kõrvale tõrjuda? See on kuritegelik, mida te siin praegu teete. Kas te ise saate aru, kui kuritegelik see on, mida te siin praegu teete? Aitäh. Aitäh. Selle seaduse puhul, kui keegi annab pahatahtlikult valeinformatsiooni, et keegi on midagi rikkunud, siis seda inimest karistatakse. Aitäh. Ma olen piisavalt vana mees ja ma mäletan eelmisest riigikorrast, et sellised institutsioonid olid. Igas asutuses oli esimene osakond. See oli KGB selline, mis võttis väga lahkelt kõik anonüümsed kaebused. Ja siin ma näen sedasama oluline disproportsioon, et see, kes kaebab, tal on igasugused õigused ja kaitse, aga see, kelle peale kaevatakse, talle ma ei näe selles seaduses mingisugust õigust. Sa Juudas ütleks selle asja kohta, et... Paul Puustusmaa, palun.
Aitäh, Jüri. Austatud minister, ma juba ka komisjonis olin väga kriitiline selle eelnõu suhtes ja olen ka veendumusel ka praegu, et tegemist on täiesti mittevajaliku õigusloomelise käkiga. Aga sellegipoolest ma tean, et see lähtub Euroopa Liidu direktiivist. No me teame, et selle Euroopa Liidus tehakse igasugused naljakaid direktiive, mida meile saadetakse, kuid selle Euroopa Liidu õigusloominguga on ka niimoodi, et määrusete ja direktiivide puhul on erinevad teed ja direktiivid ei ole otsekohalduvad ja neid ei pea rakendama, juhul kui meil on endal olemas piisav regulatsioon. Ja minu arvates on meie õiguses olemas piisav regulatsioon. Ja küsimus on, et kas teie ministeerium ei kaalunud Euroopa Liidu ülemustele vastata seda, et seda direktiivi meil ei ole vaja siin kohaldada, kuna meil on olemas piisav regulatsioon nende küsimuste jaoks. Aitäh. Austatud minister, ilmselgelt ei ole te lugenud Solženitsini raamatut Gulagi arhipelaag, kus räägitakse väga konkreetselt sellistest koputajate süsteemist ja teavitajate süsteemist, mille tulemuseks oli see, et miljonid inimesed tassiti ära laagritesse, kus nad surid ja sealt tulid tagasi vähesed. Ma ei kahtlegi selles, et praegune on Euroopa Liidu poolt meile ette antud direktiiv nende reptiilide poolt, kes seda meile pakuvad, võtavad üle stalinistliku korra poolt kasutatud meetmed selleks, et Eesti rahvast lõhestada, üksteise peale kaebama panna. Teie ei mäleta seda jäist hirmu, mida minu põlvkonna lapsed tundsid, kui nad elasid stalinistlikus Nõukogude Liidus. Teie ei tea, mis tähendas, kui koputus uksele ajas kõigil kananaha ihule. Teie ei tea, kui kutsuti direktori kabinetti ja seal öeldi, et sinu kohta on tulnud kaebus. Mis me sellega nüüd teeme? Aga mina tean, mina mäletan. Räägite meile siin mingeid eufemisme. Kaalutlusõigus. Kuulge, KGB troikal oli ka kaalutlusõigus. Timukatel oli ka kaalutlusõigus. Kas lömastada sõrmi haamriga või mõne muu instrumendiga. Te pakute meile siia midagi, mis absoluutselt ei kuulu meie ühiskonda ja et te täidate võõra instrumendina düstoopilise ühiskonna ehistamise ülesannet. Aitäh. Auväärt minister, mina olen ka arvamusel, et on ääretult kahetsusväärne, et me unustame oma ajaloolise kogemuse nii ruttu. Ja kindlasti on ka siin Ida-Euroopal ja Kesk-Euroopal ja Lääne-Euroopal oma erinev ajalugu ja oma erinev kogemus ja ka erinev kultuur. Ja ühtemoodi juurutada niisuguseid eelnõusid, mis Brüsselist tulevad, on lausa ohtlik ja minu arvates see eelnõu on küll nüüd ehe näide Pavlik Morozovite kloonimise eelnõust, mis laostab ühiskondliku moraali ja loob täiendavalt kohutavat sellest eelnõust välja, et kõikidesse asutustesse tulevad uurijad ja menetlejad ja nii edasi. Veel kord, vihjekanal tähendab seda, et see võib olla näiteks meili aadress, kuhu antakse teada, et on võimalik, et seal või selles kohas on teavitaja arvates toimumas mõni seaduse rikkumine. Ma õnnitlen teid õigusloome triumfi eest, tõepoolest, et leidsin siin siukse lause, mis pakatab nõukogudelikust paatosest, et eelnõu puudutab kogu töötavat elanikkonda ja nii edasi. Aga siin on öeldud ka seda, et teavituskanalite loomise kohustus on põhiseaduslikul institutsioonil. Riigikogu on põhiseaduslik institutsioon. Ja nüüd sattun ma väga suurde muresse, sellepärast, et kui ma loen siit, et kellele siis koputamise eest kaitset antakse, küll on siin ametnikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ja aktsionärid ja sportlastoetust saav isik, kultuuritoetust saavat isikutega ega haridustoetust saavat isikut ei ole millegipärast, aga täpselt samamoodi ei ole Riigikogu liikmeid. Et meie siis kaitset ei saa, kui me siin vastavalt seadusele hakkame teineteise peale koputama. Aitäh! Kindlasti väga oluline küsimus. Ma tuletan meelde, et Riigikogu liikmeid teenindab terve hulk ametnikke ja töötajaid, et nemad vajavad võib-olla oma tööalastes olukordades teavituskanalit. Lugupeetud minister, et
Me teame, et te valmistate oma ministeeriumis juba ette ka Euroopa poolt meile peale surutavat vihakõne seadust. Aga kui nüüd tänane seadus ja see teie poolt plaanitav vihakõne seadus meie seadusandlikus ruumis koos toimima hakkavad, siis on täiesti selge, et me saame näha sellist nõiajahti, mida me varem kunagi pole näinud. Ma saan aru, et Euroopa surub liikmesriikidele igasuguseid jäledaid asju peale, aga miks teil seda vaja on ja miks teie seda kõike teete? Aitäh! Aitäh! Jaa, nüüd on see lugu, kus kohas teie teate ministeeriumis valmivatest eelnõudest rohkem kui mina. Mina ei tea, et oleks mingi vihakõne seadus valmis. See on demokraatlik riik, kus on koputamine viidud süsteemi. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Oli vaja kõigest ainult 2 sobivat erakonda ja nende erakondade ühist valitsust, et sellise pealekaebamise seaduseelnõuga siis nüüd siin lagedale tulla. Oleme arutamas Vabariigi Valitsuse algatatud rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõud 504 SE ja meil on tulnud 2 ettepanekut eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Üks on tulnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt ja teine on tulnud Isamaa fraktsiooni poolt ja nüüd on meil vaja need ettepanekud läbi hääletada. Seega, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni ettepaneku lükata tagasi esimesel lugemisel Vabariigi Valitsuse algatatud rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 504 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Koputan ma sinu uksele nüüd koputan. Teed ka. Hilja on küll, aga mul pole und. Täpselt nõnda. Koputan ma sinu uksele nüüd koputan. Hilja on küll, aga mul pole und. Ettepanekut toetas 25 Riigikogu liiget, vastu oli 34, ettepanek ei leidnud toetust.